Tervist! Olete jõudnud minu esimesse YouTube'i videosse. Tänases videos me teeme Kaitseväe KTP-sid ehk siis kuivtoidupakke. Proovin neist teha restorani väärilist toitu. Üritame teha ühe pearoa ja ühe magustoidu. No nii, meil on siin siis 2 kuivtoidupakki. Üks neist sisaldab pilafi, soolast kreekerit, võileivamääret, šokolaadi, musta teed, puuvillamarmelaadikommi, energiakeeli ja salvetikud ning teine sisaldab kanakarri ja üldjuhul samasuguseid asju. Ja vaatame siis, mis sees on. Esimesena leiame siit kohe pilafi, soolased küpsised, viisiku energiakeel, sealiha määre, niiske salvrätt, sidrunitee. Teine pakk, kanakarri riisiga, jällegi soolased kreekrid, sealiha ja tomati määre, maapähklid, energiakeel, isotooliline jook ja niiske salvrätid. Samuti võin ma kasutada kodus leitvaid asju, et ennast aidata. No nii, jaotasin siis asjad ära. Siin on siis meie pearoad, küpsised, määre ja siis asjad, mida ma võib-olla saan kasutada magustoidu jaoks. Hakkame siis mõtlema. No jaa, aga nagu ma ei tea, mida teha. Kui ma teen neid nagu palle. No nii, see on siis asjad, mida leidsin kodust, mida ma saan kasutada. Sidruni ja laimi hape, küüslauk, väike sibul, 2 pakki erinevat võid, suhkurt, kriivsaia, sojakastet, mango habanero sinepit, nisujahu, kookosherbeid, vana Tallinnat, cornflake ja rapsiõli. Mõtlesin siis välja, mida ma võiks teha. Alustame siis magustoidu preppimisega. Ühesõnaga, mida ma teen, ma teen niisuguse sorbee sellest keelist ja isojoogist. Saab natukene sidrunit ka sinna sisse, ka vana Tallinnat. On vaja alkoholi, et see ei jäätuks ära. Paneme ka selle isojoogi sinna sisse. Te näete, ta on selline hästi huvitav, hästi ilus. Paneme natukene laimi hapet ja segame ta läbi. Ja nii, lisame sinna natukene vana Tallinnat, selline rusika täis, segame läbi. Ja kuna ta on selline üpriski paks, paneme siia sisse natukene vett. Lisasime see natukene vett. Kuna ta on selline suht kristaljas, siis meil oleks vaja segada vispliga, et see suhkur, mis ei toimi. Kuna ta on selline natukene kristaljas, me segame teda vispliga, et see suhkur siin sees natukene rohkem ära sulaks. Ja nüüd ta justkui peaks olema valmis. Ta on selline ilus roosat värvi. Maitseme ka teda. Nüüd, kui see sorbee on valmis, lisame ta siia vormi sisse ja saame lausa mitu tükki sellest ühest kätte. Sorbee on vormides ja lähme paneme ta sügavkülma. Sorbee on sügavas. Alustame siis pearoa preppimisega. Mõtlesin siis, et teeme siuksed pallikese, riisipallikese. Paneme siia vormi sisse. Paneme siia kausi sisse seda märga pilafi natukene. Näeb teist selline üpriski huvitav välja. Paneme teda siia sisse natukene. Siia sisse siis natukene nisujahu. Ma arvan, et umbes nii palju on okei. Siis paneme siia sisse natukene mango habanero sinepit ja natukene sojakastet. Nii, ja nüüd on järele jäänud ainult segamine. Ja ta peaks jääma selline tugev mass, mida me saame siis teha selliseks pallikeseks. Ja kui te näete, ta on selline üpriski tugev mass. Nüüd teeme selle pallikese ära. Paneme siia sisse seda pilafi segu. Teeme ta selliseks ilusaks, surume ta siia põhja, et ta läheks nendesse aukudesse. Ja kuna sellest plaanist kahjuks midagi välja ei tulnud, mass on liiga nilbe, siis me teeme ise sellised väiksed pallikesed siia ja paneerime need ära. Üritame ära mässida. Nagu näha, siis need kõige ilusama kujuga just ei ole, aga seda saab parandada. Nii, ja siin on meie 3 ilusat riisipalli. Riisipallid on tehtud. Panen siis väikse liharoa ka siin välja mõtlusime. Võtame siit kanakarri riisi seest ära selle liha osa. Ühesõnaga eraldame riisi lihast. Paneme sinna sisse seda sealiha tomati määret, natukene küüslauku ja sojakastet. Alustuseks siis lõikame küüslaugu ära. Paneme ta siis seala peale. See on siis meie liha. Paneme siit umbes 67 grammi. Paneme siia sisse selle sealiha tomati määrde.
ma tean, et ta ei näe hea välja, aga me teeme selle heaks. Hea mass on nüüd valmis. Polegi midagi muud järele, või teeme seal kas sellise mõnusa kotleti või bifi. No nii, jätkame siis magustööduga edasi. Idee on siis selline, et paneme neid maapähkleid siia miksrisse, purustame nad ära ja paneme sinna natukene seda suhkurt ning kookoseldeid. Vaatame, mis saab. No nii, nüüd meil on siis valmis selline puru suhkrust ja maapähklitest ning lisame siia natukene rapsiõli. No nii, põhimõtteliselt meie plaan on selline, et siin on see maapähkli suhkru miks. Ühe osa me panemegi toorelt ahju, sest see on põhimõtteliselt halva. Ja teine jääb siis nii-öelda taldrikule garneeringuks. Aga selle osa siin me paneme ahju, küpsetame ta selliseks chipsiks. Ja näeme, mis saab. Paneme ka natukene, kas lõikame selle sibula ära ja praeme. Paneme siis sibula ja panni peale imemaitsva kastpallid ja kotleti. Proovime selle küpsise valmist välja võtta. No nii, hakkame siis sibulat praadima. Tekkis mõte, et teeme siis sidruniteest väikse sirupi ehk sidruni konfii. Panni peal praame ära riisipallid, kotleti ja siin potis teeme siis meil Vana-Tallinna kastme. Paneme siis tee siia sisse, lisame siia natukene vett ja paneme selle tööle. Lisame siia sibulale siis või ja ootame, et see pann läheks kuumaks. Nii kaua teeme valmis meie imeilusa kastme. Kastme jaoks paneme siis potti võid, nisujahu, aga selle paneme siis, kui see või on natukene sulada saanud. Siin valmib meie tee siis, kuhu me lisame suhkru, et me saaksime sellest teha siis imemaitsva siirupi. Suhkurt paneme siuke, no ütleme nii, et ikka paneme, et ta läheks siirupiks. Võtame selle teekotikese siit seest välja ja segame selle. Samal ajal paneme meie imelisi sibulaid siin või sees ja teises potis sulab meie või, et me saaks selle meha kastme teha. Nii, nüüd on ära meie kastle, lisame siia või sisse jahu ja segame vispliga. Nii kaua, kuni temast tekib selline mõnus paks ruu, paneme natukene veel, segame veel ja umbes selline ta peab välja nägema. Kuna meil piima ei ole, peame panema kastme sisse vett, aga see on täiesti normaalne. Me lisame sinna ka Vana-Tallinnat. Meil on meie sibulad, mis karamelliseeruvad, siin on meie sidruni konfii ja siia paneme siis natukene vett sisse ja segame nii kaua, kui ta hakkab minema natukene vedevamaks ja siis lõpus saame me lisada siia meie Vana-Tallinna. Näete, siis kaste on läinud selliseks ilusaks, heledaks. Lisame meie kastmele siis Vana-Tallinnat. Nii, meie sidruni konfii on siin ilusti paksemaks läinud. Paneme siia kõrvale ära ja lõpetame meie kastme ära, paneme siia natukene veel Vana-Tallinnat. Mõnus Vana-Tallinna lõnk käib üle pea. Sibul on meil natukene ära kõrbenud, kuid pole midagi. Lisame siia natukene sinepit, mis teeb ta selliseks natukene mõnusamaks. Ja ütleme nii, et sibul ongi valmis. Ja nii, meie imeline kaste on siin valmis. Nagu näete, on selline ilus konsistents, ei ole tükkis. Selline mõnus, maitseb ka imeliselt. Nüüd on siis aeg, teeme ära meie põhiasja. Selleks on siis meie ilus kotlett ja riisipallikesed. Hakata praadima meie kotleti. Anname talle siin veel viimase kuju ja paneme ta siia panni peale. Ja siin on meie imeilus pasteedi kotlett. Ja nüüd paneme meie imeilusad riisipallikesed siia üli sisse. Ja ettevaatlikult fritime neid siin ülis. Ja nii meie riisipallid hakkavad valmis saama. Järgmisena hakkame pleitima meie toitu. No nii, on aeg proovida seda imelist dishi. Proovime alguses seda riisipalli. Need on seest ilusti valmis. Näeme seda kanaliha ka siin. Proovime koos selle kastmega ja selle sibulaga ühte ampsu. Nii, proovime nüüd seda kotletti. Selle kastmega.
nii, nüüd proovib ka kaameramees. See on tõesti hea. See mulle ei meeldi. See mulle ei meeldi. Nüüd hakkame serveerima magustoitu. Kõik naised lähevad hulluks, ma olen noor Erik Krieger. Nii, proovime seda imelist magustoitu, mis on tehtud KTP-st. Meie maapähkli halva, mis on ise tehtud, knelliks pandud natukene seda küpsist, seda energiakeeli moosi ja natukene sidrunikonfiid, mis on tehtud sidruniteest. Kaameramees proovib ka. No see on ikka fantastiline. Nii, challenge. Teen KTP-st pearava ja magustoidu tehtud. Ütleks nii, et saime hakkama. Tegime täiesti söödava pearava magustoidu. Ma ütleksin, et ma eelistan nüüd kindlasti metsas olemise ja tavalise KTP söömise asemel. Et proovige sina, Eri, hea ülesanne, et enda loovust arendada. Näeme järgmises videos.